Austatud rektor, head kuulajad, kolleegid, teadlased, mul on tegelikult selline eriline au siin teie ees seista, sest ma olin pisut kohkunud, kui see ettepanek tehti, et teie ees üles astuda ja rääkida natukene mullast kultuuris, sest humanitaarina nii-öelda teadusinimeste ette astuda on alati selles mõttes on huvitav ja põnev, aga teisalt tõepoolest muld on väga tuumakas, mitmekihiline sümbol meie kultuuris ja viljakuses, ka sellest kohe räägime. Ja loomulikult ma natukene plagieerisin, sest me tõenäoliselt kõik tunneme ära, et selle laulu ka, mida praegu esitada ei saa, aga sõnad kirjutas sellele tekstile, vaatame, oi õnnestuski. Ma natuke tehnikat kardan nimelt. Et kirjutas siis Hando Runnel ja see on kirjutatud, see tekst pärineb juba aastast 1976 ja minu arvates on klassika ajatu selles mõttes, et ka 21. sajandi esimesel veerandil me ju tegelikult räägime sellest, et sellel samal teemal, et kui me kaugeneme loodusest, me ei tunne looduses toimuvaid protsesse ja sageli teeme erinevaid otsustusi ja otsuseid ka kas siis arvamuse või emotsioonide foonil. Ja kui ma täna siia pidulikku ruumi sisenesin, siis ma vaatasin rõõmuga, et ka Albert Kulki siis seeria Mutionu toruabi on kenasti ka tänasel konverentsil kasutust leidnud ja tema looming on see sari Mutionu toruabi püüab just vaadata maailmale nii-öelda altpoolt, vaadata maailma sedamoodi, kuidas me näeme elu ja elurikkust mullakihis ehk siis nagu maastikuurijad sageli ütlevad ka maastikus. Et viimased 25 aastat olen töötanud Tallinna Ülikooli maastiku- ja kultuurikeskuses ja meie uurimisteemad ongi rohkem või vähem seotud siis ka inimese ja keskkonna selle kõige laiemas tähenduses nende teemade ringi nii-öelda uurimisega ja tõlgendamisega, et kuidas inimesed saavad aru keskkonnast, keskkonnamuutustest, otsustustest, mida tehakse ja kuidas nad neid tõlgendavad. Et selles mõttes Hando Runnelile nagu saaks avaldada mitmes mõttes austust, et need 4 rida on mõnes mõttes ka selline kergelt hoiatav tekst, et meil ei tohiks kunagi ununeda loodus ja loomise lugu ja võib-olla ei peaks kustuma ka kõrvadest see põldude hääl, see keskkond, looduskeskkond, millele eestlane on üles ehitanud ju oma identiteedi alates Eesti Vabariigi päris esimestest algusaastatest tundidest. Aga läheme edasi. Nii, vaatame, kas mul õnnestub. Õnnestus. Kui vaadata erinevaid maailma rahvaste usundeid ja minna ajas nii kaugele tagasi, kui on võimalik leida allikaid, siis läbi aegade inimesed on pidanud mulda eluallikaks, viljakuse sümboliks. Teda on nimetatud meie emaks või vanaemaks, et kui lühidalt võtta kokku see teemade ring, siis võib öelda, et maailma loodususundites saame rääkida taevast kui mehelikust, viljastavast jõust, maskuliinsest jõust, aga maast kui feminiinsest, naiselikust jõust, maa, mis kasvatab, maa, mis toidab. Ja kui vaadata ja lugeda erinevaid uurimusi, kirjeldusi ka selliste kultuuride jaoks, kus võib-olla selline agraarmajandus ei olnud veel võetud omaks, et ka selliste agraareelsete kultuuride jaoks on olnud muld sakraalne objekt. Nad ei ole seda harinud tänases mõttes, aga nad on mullast sõltunud ja seetõttu siis kaevamist ja isegi harimist on seostatud paljudes usundites ka maaema kahjustamisega.
matusetseremooniad ei ole seotud siis maapinna häirimisega või selles mõttes arusaamisega, et kui inimest maetakse mulda, et see maaema mingil moel ei häiri. Ja ka Eestis praegu tänasel tegutsevad maausulised, kellest hetke pärast tuleb juttu, on siis öelnud ka seda, et looduslikus pühapaigas, et seda nagu ei tohiks siis inimene oma erinevate siis tööriistadega kahjustada, et see rüvetab moel või teisel siis seda pühapaika. Kui vaatame Eesti rahvakalendrit, millest me ju peame lugu, sest seal on ühel või teisel viisil peegeldunud inimeste suhted loodusega, sealhulgas ka religioossed ja sakraalsed suhted, siis teatud rahvakalendri tähtpäevadel või nädalapäevadel oli keelatud käia metsas marjul ja seenel, aga samuti harida maad. Ükskõik, kas me räägime siis ristipäevadest, kas me räägime pühapäevadest. Mõte oli selles, et maaema, mets, loodusvaimud saaksid puhata, et kui väljenduda nüüd siis nii-öelda natukene võib-olla reljeefsemalt, et inimene ei pea igal ajal igal pool tegutsema, et tuleb anda ka loodusel võimalus olla omaette ja seda maaema austamist peegeldavad ka näiteks teated Lõuna-Eestis säilinud selliste pühaaiakeste kohta kodu- või talumaadel, kuhu siis viidi teinekord toidu või roaohvrit, et see suhe, et loodus on püha, me sõltume loodusest ka reaalselt, see kajastub kõige laiemas plaanis meie vanemas rahvapärimuses. Tänasel päeval see ehk niimoodi alati esile ei tule. Ja leidsin siis teile ka, vaatame, mõned pildid, et kuidas on siis kunstis kujutatud maaemaga tänapäeval moodsas kunstis tõepoolest feminiinsena, kus on rõhutatud seda üsa, seda sigivus- ja viljakusmaagiat, aga samamoodi oli meeldiv leida katoliiklikust Lõuna-Euroopa kultuuriruumist ikka veel ka seda, mida meiegi rahvakalendri kirjeldustes leiab, et põllulappidele siis või haritud maale pandi kaitsvad ristid, mis siis pidid hoidma seda põldu ja kaitsma kurja eest, aga samuti siis nagu seda maagilist või rituaalset kaitset tugevdama ja nagu sellelt pildilt on ka näha, et need märgid, reaalsed märgid maastikul osundavad sellele, et haritud maa on püha, sellesse tuleb suhtuda lugupidavalt ja austavalt, sealt tuleb meie toit. Ehk nagu ma tudengitele räägin, kes meil minul õpivad kultuurilugu, aga samuti argikultuuri ajalugu, et kui me ostame Selverist toitu tänapäeval ja reaalselt ei puutu kokku toidu tootmisega, siis meil tegelikult ei teki ettekujutust sellest, missuguseid ressursse selleks tarbija tarvis läheb ja kuidas see toit päriselt meie lauale jõuab. Jah, et saan siin eelkõnelega nõustuda, et muld, maa harimine ja mõiste kultuur on omavahel väga tihedalt seotud ja seda me ei peaks ka unustama, et see põhineb siis sellisel terminil või sõnal, mida omal ajal kasutas siis Vana-Rooma oraator Cicero siis oma teoses ja kus ta kirjutas, siis rääkis hinge arendamisest, cultura animi. Ja ta kasutas selleks just nimelt põllumajanduslikku või sellist agraarset metafoori selle, kuidas inimene peaks filosoofiliselt oma hinge arendama, et mida siis mõistetaksegi kui inimkonna arengu kõrgemat võimalikku ideaali. Me ei peaks seda tänasel päeval unustama, sellepärast et me võiksime püüda läbi kultuuri, läbi keskkonnahoiu, läbi maa harimise püüda selleni, et meie hing tõepoolest, meie mõte, meie teod oleks parimad võimalikud, et meie elukeskkonda hoida, säästa ja elukeskkonnaga arvestada. Kuidas on seotud või kust on tulnud eesti keelde sõna muld? Vaatasin väga erinevaid sõnaraamatuid ja seletussõnaraamatut, õigekeelsussõnaraamatut. Mulle uurijad, teadlased võivad minuga nüüd võib-olla väidelda või vaielda, kuigi nii-öelda teadmeteosed kirjeldavad siis või defineerivad, et muld on elusa ja eluta looduse
pikaajalisel vastastikult toimel kujunenud maakoore pindmine kobe kiht, millesse kinnituvad taimede juured. No ma arvan, et see on selline natuke lihtsustatud definitsioon või mõiste seletus, aga miks ma võtsin välja siis keele ajaloo? Tahtsin teile lihtsalt näidata, kuivõrd levinud sellises kirja- ja häälduspildis on sõna muld meie naaberrahvastel, aga ka kaugemal. Et selle näite või ütleme nende sõnade puhul saame siin rääkida ehk sellestki, et tegemist on ürgse sõna, ürgse mõistega, mis väga erinevatel kultuuridel, mis ei asugi meist väga kaugel, aga mõned asuvad meist ajaliselt väga kaugel minevikus, me oleme kasutanud selle loodusvara tähistamiseks väga sarnast sõna. Praktiliselt, sisuliselt võime öelda, et see sõna on väga, või ütleme siis see sõna on identne. Et kui me räägime mullast, siis me saame erinevates keeltes ja kultuurides üksteisest vist päris hästi aru. Nii, eesti keeles on väga palju toredaid väljendeid ja mulle nendest meeldib võib-olla kõige rohkem see, et kui kellegi kohta öeldakse, et muld sorib mulda, et siis, kui kaks vanemat inimest üksteist nöögivad või üksteisele midagi pahasti ütlevad, et selline väga ilus poeetiline ütlemine. Aga eakamate inimeste kohta tõepoolest on kasutatud siis sellist mulda kui kujundit, et keegi on vana muld, keegi, et mis sa vana muld tead rääkida, ja keegi on saanud juba väga vanaks mullaks, kes võib-olla enam midagi ei tea ja kes on jõudnud oma elukaare teises peaaegu et serva, et tema aeg hakkab siin ilmas otsa saama. Et ka inimese kohta siis seda mulda, seda sõna kui kujundit on kasutatud eelkõige vanaduse ja võiks öelda, et kõrge vanaduse tähenduses. Ja muidugi, ega siis rahvapärased ütlejad on mõõdukalt terava keelega ja seetõttu siis ka need väljendid on isegi natukene sellised lõbusad, et see muld sorib mulda kõlab päris kenasti. Nüüd kirjandus. Kirjanduses on mullast väga toredaid tsitaate ja siis Andrus Kiviräha jutus Maarahvas, kes nad õieti on, mis avaldati siis jutukogus Kalevipoeg, leidsin sellise toreda kirjakoha, kus siis nii-öelda hobi- või harrastusteadlased on otsustanud mulda uurida. Viimased päevad oleme pühendunud mulla uurimisele, mis ollus see säärane ikkagi on. Ta määrib ja on kole. Üritasime mulda pesta, kuid tulemus oli hämmastav. Mitte muld ei muutunud puhtamaks, vaid hoopis vastupidi. Seep ning destilleeritud vesi määrdusid ja teisenesid jõledaks lödiks. Katsetasime teistmoodi. Pesime ühte osa mulda 1000 osa veega, kuid seegi ei aidanud. Siis asusime mulda kaevama, et näha, kui paks see saastakiht on ja mis asub räbu all. Kuid me ei jõudnud kuigi sügavale, kuna sattusime peale jubedatele roosadele olenditele, kes mullas vingerdasid. Muld kihab elust ja pole mingit kahtlust, et sealt võrsunud subjektide areenile ilmumine ei ennusta inimkonnale midagi head. Nii, üks temaatiline pilt ka, et millega siis nii-öelda hobi mulla uurijad kokku puutusid. Aga lisaks proosale võiksime siis ka tuletada meelde 1965. aastal Deborah Vaarandi poolt kirja pandud natuke pikemat poeemi, kui see siin minu slaidil näha on, mis kannab pealkirja Eesti mullad. Kahkjaspunased, paatjaspunased seisavad klaasi all mullad. Lõigud inimkudedena õrnad, puutumatud paljastatud siin. Peaks, kui kõnelema tasahääli, hingamisi ainult sõnuma Eesti mullad. Näe, kui kõhn on must kamarakord. Sigiv süli neil kahkjaspunastel, õhkõhuke vaid vahukirm lainetel. Mulgimaal kriipsuke muhemustem, voodsam kui pisut vooremaadel, rannarähkadel hoopis õbluke. Ja kõigest on puudu, küll märjast, küll kuivast, hoolest armastusest rääkimata. Oi sind, suurt võlurit, kõike töötad sa ümber. Väerammu muidugi,
ja silmaveesoola ja piksesajatused ja piitsaplaksud, isade luud ja sõjatallerite tuha ja kõik higi selle heleda ja kõik vere selle vägeva, kõigest teed sa midagi. Ja siin muidugi sellele kontrastiks, et kuidas siis tänapäeva linnainimene saab aru, mis asi on Eesti muld. Ma loodan, et mulle uurijad ei solvu. Sinimustvalges pakendis kilekotis on võimalik osta. Ma olin ise väga nii-öelda vaimustuses sellest, kui ma selle Eesti must muld kilepakendi leidsin, et kaunistage Eesti aiamaad 3 koduvärviga. Et oluline on nagu selle juures see, et meie teadmised mullast võib-olla ei piirduks sellega, et me ostame aianduspoest kilekotti pakitud sinimustvalged rahvusmuster 8 kand Eesti must muld kompostiga, et võtame selle kaasa või saadame kuhugi. Aga õnnist ma juba rääkisin või mainisin seda, et erinevates usundites matmist kodumulda ei ole pandud pahaks, et seda ei ole religioossetel ja usundilistel põhjustel peetud ebasobivaks. Ja siis ajaloolaste, arheoloogide, etnoloogide, ütleme sellises võib-olla argitõdedes või folkloorses käsitluses sageli kodumaa mõistet püütakse avada selle kaudu, et see on maa, mida inimpõlvi on haritud, see on maa, mida on harinud meie esivanemad ja see on ka kindlasti maa, kuhu on maetud meie esivanemad. Esivanemate matmisest natukene hiljem, aga maa, mida harime, on olnud oluline, sest nagu siin vara on juba olen öelnud ja teiegi teate, et ega meie rahvuslik identiteet on väga paljuski tugineb väiketaludele, haritavale maale, põllumeeste ja agraarkultuuri ideoloogiale. Ja leidsin oma lapsepõlve lemmikraamatu Gustas Põldmaa Nurmelt ja niidult, mis ilmus aastal 1976. Aga see tsitaat, ma arvan, samuti väärib tänasel tähtsal päeval meelde tuletamist. Oma põldu ja põllumulda armastab põllumees ja on õnnelik. Muld on elu häll. Mullast kasvab leib. Vaeva ja hoolsa harimisega saab inimene sealt toidust ja ülespidamist. Kui ei oleks mulda, ei saaks taimed kasvada. Olid mu isa kogenud põllumehe sõnad. Värske mulla lõhn levis põllul, kui seal künti. Oli tunda mulla elustavat mõju inimeste meeleolule ja töötahtele. Palju oli selles lõhnas kodusust ja veetlevust. Mullapõu oli kevadel ärkavat ja tuksuvat elu täis. Värskelt küntud põllumuld, kuldnokad ja linavästrikud ussikesi otsimas. Päikesesära ja mullasse langev seeme. See kõik on praegu veel nii lähedane ja hästi meeles. Mullal on oma hingeõhk nagu inimeselgi, ütles isa. Külvieelne rukkimaa peab lõhnama nagu värske leib. Ta peab olema niiske ja soe, sest muidu ei idane seal seeme ega saa tugevaks oraseks. Arvan, et sellised tsitaadid meie kirjandusest ja vanema põlve looduse tundjatelt võiksid olla moel või teisel ka tänastele noortele kohustuslikud, sellepärast et nende jaoks enam selliseid pilte me maastikul ei leia, nagu ma leidsin muisist, siis erinevatest muuseumikogudest, mis näitavad põlluharimist käsitsi sootuks teistsuguste vahenditega ja sootuks vahetumat kontakti mullaga. Kes meist ei teaks seda ütlust, et millal tohib kartulit maha panna, teate küll, eks ole, et tuleb püksata põlluveerel istuda ja kui külm ei hakka, siis on päris hästi juba. Et sellised kontaktid, sellised praktikad, mis inimene omandab töö käigus ja see suhe, väga intiimne suhe haritava maaga, ja on tänapäeval jääb ikkagi oluliselt kaugemaks. No veel üks pilt nii-öelda soolisest võrdõigusest. Et kõik pereliikmed on seotud siis selle harimisega ja ma usun, et kes on minuealised, natuke vanemad või kröömike nooremad tõenäoliselt mäletavad seda. Et ka see on, et meie mullaharimispraktikad on nii palju muutunud ja see tõepoolest selline intiimne suhe siis maa harimisega jääb juba kaugeks ja samas teemad, mida me ei tunne, et nendesse see suhtumine kuidagiviisi teiseneb. Siis tahtsin kindlasti teile täna rääkida ka ühest maalist. See on kunstnik Jüri Palm, keda tuntakse vähe,
aga tema maal Põuane muld langeb enam-vähem sellesse aega, kui eesti keelde tõlgiti Kaarsoni Hääletu kevad. Teos, mis omal kombel mind lapsena ka mõjutas ja võib-olla tänu millele mul on tekkinud ka ja püsinud see huvi inimeste ja inimkonna suhe loodusesse, koos elamine loodusega. See Põuane muld on muidugi paratamatult iga maal, mille me nii-öelda siis tõmbame kusagilt netist alla, mida me vahendame siin läbi ekraani, ei anna ehk edasi seda sügavust, mida maal originaalis, mida saab vaadata. Aga selle maali kohta on siis ka kunstiteadlased kirjutavad järgmist, et see on selles mõttes 60ndate aastate lõpu väga märgiline teos, kuna siis Nõukogude Liidus väga palju toidunappust põhjendati põua ja muude halbade ilmastikuoludega, et see oli teema, mis kõnetas inimesi, aga see on ka murrang mõnes mõttes mõtteviisis, mis nagu idealiseeris ja ülistas niisugust põllumajandust idealiseerivat sellist, ütleme, ekstensiivset majandamist ja suunas inimese pilgu loodusprotsessidele, vaatlusele. Et see on, ütleme, siin ma nüüd natukene siis plagieerin ja võtsin kokku erinevad arvajad ja arvustajad selle maali asjus, et kuidas siis see pilk, kunstniku pilk avaneb sellele kuivanud mullale ja kuivusest närtsinud bioloogilisele elule mikrotasandil. Ja taaskord ma arvan, et tänases maailmas, kus me räägime kliimamuutustest, on see teema ja väga aktuaalne. Ja samamoodi siis nagu palmilooming siis tõi uued teemad kunsti, et see on see bioloogilise maailma väsimine, närbumine, surm ja valmistas siis juba toona avalikkust ette nendeks keskkonnaprobleemideks, millega me tegeleme ju praegu rohkem või vähem. Kodumaa muld. Kas kodumaa muld on kadunud väärtus? See on maa- ja taarausuliste tõlet, selline medaljon, mida kantakse rinnas, mis käib klõpsuga lahti ja kus siis vabariigi algusaastatel, ka 30ndatel, kui taarausulised nii-öelda siis oma tegevust alustasid, kus oli kombeks kanda kübet kodumaa mulda, kodukoha mulda, selle kandi mulda, kust inimene pärit on, ja see pandi ka inimesele tema lahkudes kaasa. Ja kuna meil ka Eestis tänapäeval ju maa- ja taarausulised on üsna aktiivselt tegutsevad, siis see nii-öelda see kodupaiga, selle mulla, looduse, keskkonna väärtustamine on nende maailmavaates väga olulisel ja kesksel kohal. Et ka kui taarausulise või ütleme siis niimoodi, et kui taarausulised Eestist olid sunnitud lahkuma siis teise sõja eest erinevatel põhjustel, siis nad kandsid ka seda tõletit kaasas, et see on siis selline püha ohvrituli, urituli on kujutatud sellel tõletil ja see sümboliseerib siis ühtekuuluvust looduse keskkonnaga, aga ka kodumaa austamist ja kodumaa väärtustamist. Kodumaa austamine ja kodumaa väärtustamine, sealhulgas ka kodumulla austamine ja väärtustamine on meie rahvalikes lauludes olnud väga tähtsal kohal ja me oleme neid laule laulnud ka siis, kui meil võib-olla ei ole olnud selleks vabalt võimalust. Et üks näide, mis on siis Martin Körberi tekst, mida nõukogude ajal me päris vabalt ju laulda ei saanud, ja kus on ka väga oluliselt read, et ei hõbedat kulda ei leidu me maal, kuid vilja kandvat mulda on küllalt igal pool. Ja see laul lõpeb sellega, kuhu ma tahan jõuda, et kas kodumaa muld on tänapäeval ka nii-öelda religioosselt ja maailmapildilt tähtis, et su hooleks end annan ja truuks sulle jään oma isamaale ja kodumaale, sellele maale, mida on haritud, nii kaua kui kord suren ja oma hauda lähen.
Et seda, kuidas meil viljakandvate muldadega tänapäeva lood on, seda te kahtlemata tänased esinejad ja saalis viibijad kindlasti teavad paremini, kas me oleme nii, saame nii optimistlikult laulda. Aga Veera Saar on siis kirjutanud sellist, tema jutustusest Surnust ei räägita, siis sellise ühe agronoomi või ühe põlluharija matustel. Pikka juttu temalt ei oodatud, sest mis pikka juttu võib ikka oodata sellelt, kes lahkunust rohkem ei tea, kui et ta oli kahejalgne. Oodati üksnes seda, et ta ütleks need õiged ja tõsised sõnad. Mullast oled sina võetud ja mullaks pead sina jälle saama. Midagi paremat poleks mõistnud vanale tollile keegi öelda, ei esimees ega agronoom ega ükski naaber. Mulda oli Didrik kogu eluaja sosinud. Mulda ei kartnud ta, mulda ta armastas. Ja hobuseid muidugi ka, aga hobustest pole piiblisõnas suurt juttu. Seepärast ei tasunud lootagi, et õpetaja nendest kirstu juures rääkima hakkaks. Ei maksa ju kelleltki nõuda rohkem, kui ta suudab. Ja siis paar pilti ka võib-olla natukene elulisemast, aga nukramast mulla kasutusest. Te kindlasti oskate määrata, kus kohas mul need pildid tehtud on mulla järele. Et see on Eesti inimese traditsiooniline viimane eluase. Tavaliselt kalmistud on ikka valitud kuskile, kus on puhas liiv, kus on natukene kuivem, kus on natukene puhtam, kus inimene saab oma viimast und rahulikult magada. Tegelikult olen käinud ka Põhja-Eestis, käisin siin aastaid tagasi Paldiski kalmistul, kus on seesama räbu, rähk, ja kuidagi võõras oli mulle kui lõunaeestlasele vaadata neid kääpaid, kus seda mulda või liiv õieti ei olnudki. Et see puhas kuldne liiv, kuhu me saadame igavest und puhkama oma lähedased, on samuti osa meie kultuurist. Aga jah, sellega on tänapäeval tuhastusmatuse levikuga seonduvalt enam-vähem nii, nagu sellega on. Ja nii on kirjutatud esimeses Moosese raamatus ja Koguja raamatus, et oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest oled sa võetud. Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. Nii ka Koguja raamatus, sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Et jah, me oleme selle siis tõlkinud mullaks. Kuna minu akadeemiline uurimisring on seotud just matuse kombestiku ja surmakultuuri uurimisega, siis kunagi, kui tuhastusmatus hakkas meil levima ja me praegu peaaegu et puistame ka mõnikord tuhka sinna, kus meile tundub, et lahkunu on soovinud või kuhu ta tahab, siis ma kirjutasin ühe essee Sirpi ja see järgmine tsitaat ka sealt pärineb. Aga see sai alguse siis sellest, et ma lugesin Ilmar Jaksi novelli Kodumaa muld ja see on siis seotud välis-Eesti või Eesti diasporaa inimestega, kus siis inimene võtab kodumaalt põgenedes padjapüüriga kaasa ehtsat kodumaa mulda. Huvitav, kas me seda 21. sajandil ka teeksime. Aga temast ärkab ärimees ja tema hakkab siis müüma seda saatuse kaaslastele, et kirstu saaks kaasa panna, just nimelt kirstu kaasa seda peotäit kodumaa mulda, sest kodumaa mulda inimest sängitada ei saa. Aga siis ärkab temast ärimees. Kui kodust kaasa võetu saab otsa, pole kaupmehel sellest suurt lugu. Muld on muld, kuni soovijaid jagub. Business. Oluline on ostja teadmine, et see peotäis mulda, mida kodus rituaalselt säilitada või lahkunule viimsel teekonnal kirstu kaanele panna, on pärit kodumaalt. Maalt, kus on kinni esivanemate juured, maalt, kuhu oleme ikka soovinud saada maetud, kui meile antud aeg siin ilmas kord otsa saab. Vaat seesama motiiv kordub, et mis on kodumaa, maa, mida sa oled harinud, maa, kuhu on maetud sinu lähedased ja kuhu sa sooviksid ka maetud saada. Ja mis siis muud kui, et mu isamaa on minu arm ja tahan puhata, kirjutas Liidia Koidula ja see ilmus aastal 1867, autor oli toona kõigest 23-aastane. Tänapäeva mõistes päris lapsekene. Ja praegu me laulame seda tõustes püsti laulupidudel.
see on miski, mis on nii-öelda meie, võiks öelda, teine hümn. Ja eriti nõukogude ajal 47. aastal, kui ta esimest korda esitati, et võiks lausa küsida, et kuidas see toona võimalikuks sai. Aga sealt maalt on see hernesaksa viisiga laul tekitanud meis härdust, tundeid, et me oleme selle maaga seotud ja koguni ka konflikte. Sest öelge mulle, mis ettekanne see on või mis üritus see on, kui ei saa rääkida konfliktist. Ikka peab olema väikele selline konflikt ka. Ja nimelt mõni siin, eks ole, 2019 siis trükiti T-särgid, mis kohe nibinal, nabinal, kribinal, krabinal korjati ära, sellepärast, et need read, mis on seotud sellega, et su rüppe heidan unele, mu isamaa, see ei sobinud, et see on liiga depressiivne ja need särgikesed siis kodaldati suhteliselt või korjati suhteliselt kiiresti müügilt ära, sest nii depressiivseid asju ei tohi ometi ei müüa ega kanda. Et see oli päris selline, ütleme, huvitav fakt meie laulupidude ajaloost. Aasta oli 2019. Nii, ja Karoliina Pihelgas, siis meie kaasaegne kirjanik, on kirjutanud väga ilusad read. Olen maa mädanenud lõhn, suren ja sünnin mullana, huumusena. Peidan endast kõike kadunut, hoian alles vanade tuleasemete söötükke, samme, potikilde. Sinu juured hargnevad minus, su pikad käed, jalad põimuvad mu ümber, las ma toidan sind. Ma ei taha palju. Ehk ainult teateid tuulelt ja sinu närbuvat, lagunevat ihu talve eel. Jaa, aitäh, Marju. Alustan kingitusest. Aitäh. Jaa, alustan kingitusest ja siis vaatasin samal ajal korra kiiresti üle ka Kirjandusmuuseumi koduleheküljelt vanasõnad, Nii. mis mulla kohta ja 35 vastet tuli seal kokku, Eesti rahvas ikkagi on kasutanud. Neid on palju. Ja noh, ikka hästi palju on see kuld-muld. Kuld-muld, jah, need lähevad hästi riimi. Hästi kokku, aga siis ikkagi ühe leidsin sellise ka, kus Eesti inimese nagu selline pragmaatilisus lõpuni välja lööb. Nii. Süü kulda vai mulda, sitmine ütte muudu. Et ikkagi, noh, selles mõttes ollakse aru saanud juba varasel ajal, et vahet ei ole, kuhu see lõpuks kõik välja jõuab. Et see on enam-vähem on jah sama, et ükskõik kuhu klassi, kõrgemasse või madalamasse klassi me ei sünniks, ükskõik kas me sööme peeneid roogasid või piirdume lihtsa toiduga, et tõenäoliselt ikka jah, see finiš on enam-vähem samas kohas. Aga samas on tähelepanuväärne, et ütleme Eesti rahva nagu sellises usundis ja maailmapildis rituaalides on väga tähtsal kohal hõbe, sest kulda nad tegelikult ju me ei tundnud, ei kasutanud. Aga samas see kuld nagu väärtusliku metallina võib-olla ka sellepärast, et ta riimib hästi kenasti. Muld ja kuld sobivad palju rohkem kokku ja kõlksuvad riimiliselt kokku kui muld ja hõbe. Et noh, see ei ole ju nagu väga poeetiline, eks ole. Et see on jah üsna levinud. Aga tõesti värvi asi ka, eks ju, viljapõld ikkagi kullaga sarnane. Mullast seda kulda tuleb. No me võime seda jahva paigutada võib-olla natukene hilisemasse aega, et kui me hakkasime ju pärimust koguma, oli 19. sajandi lõpp. Eestlaste lugemus oli suhteliselt suurem ja kindlasti ka uued sellised nagu stereotüübid. Et ma hirmsasti tahaks teada, mida eestlane rääkis mullast 13. 14. sajandil. Aga selle kohta on jah natukene võib-olla vähem teateid. Aga me teame, et ta muld ütles, sest et see sõna täpselt selline kindlasti oli, nii et mullast nad igal juhul rääkisid. Ja kindlasti oli neil mullast väga palju suurt lugu. Ja vaatasin korraks ju, tuletasin meelde, et ikkagi piiblis
nendes erinevates tõlgetes, küll natukene erineval kombel, erineval moel, aga inimene ikkagi sai jugi konkreetselt mullast kokku pandud. Ja see on jah see, eks ole, et millest, mis see materjal oli, et see oli ikkagi see pinnas, mis parasjagu ehitus oli, et ka me võime tõlkida sellega põrmuks või ütleme inglise keeles dust to dust, eks ole, et see on midagi niisugust, mis on kuiv, kerge ja hajub laiali, aga jah, et see on, sellest on ka väga palju toredaid rahvajutte, kuidas vana jumal suutis teha väga palju ilusaid asju mullast ja ütleme pinnast ja savist ja kõigest, mis talle kätte puutus. Vana kurat proovis ka olla siis loov, kreatiivne, nagu moodsal ajal öeldakse. Nad omavahel kasutasid ka kindlasti sõna kreatiivne. Just, kindlasti tähendab, sest haritud inimesed ikkagi loojad või nii. Ja siis oli niimoodi, et tema suutis teha siis ainult selle padakonna või kärnkonna, mis siis ta arvas küll, et semast saab linnukene ja hakkab lendama see asi. Aga see plärtsatas, potsatas niimoodi maha ja hüppas prataki minema, nii et see sõltub ikka väga palju looja või selle osavusest, et see kreatiivsus, et mõnele on antud seda natuke rohkem, mõnele natuke vähem. Kuna selle laval on siin 2025. aasta klibumuld ja sinu kõrval on ka siin näidet, siis ma ikkagi ka korraks mõtisklesin selle üle, et huvitav, et mis tüüpi, mis liiki muld see siis oli, millest Jumal inimese tegi. Tunduski loogiline, et võis olla klibumuld. See vist ei püsi hästi koos. Mina olen Lõuna-Eestist pärit Savimaadelt. Ma mäletan, kui me 90-ndatel või noore õppejõuna tegin tudengitega välitöid ja kui siis tudengid tutvustasid, et me oleme nagu Tartust, Tartu Ülikoolist, aga Tartu Ülikool on õppimise koht, mitte päritolu koht, siis üks Võrumaa vanahärra vaatas mind, eks ole, minu suhteliselt lühikest kasvu ja ütles, et ära kõnele ulluisi, kaemend see su jalaama, sa oled siin Savimaa peal kasunud. Ma loodan, et ma ei pea tõlkima, et ma olen pärit sellistelt savistest aladelt, kus näiteks savilöövi kohanimena on täiesti tavaline, kus savi on kasutatud arhitektuurina. Selles mõttes taluarhitektuuris, et on ehitatud üles väga erinevad tehnoloogiad, palju mul aega on, 2 tundi ma räägin. Et vabalt, eks ole, ja et mul endalgi oli selline savilaudakene, et ma millegipärast usun kuidagi, võib-olla see on seotud ka minu päritolu piirkonnaga, et meil seal Saviste mägede otsas, et see kannatas nagu rohkem sellist kreatiivsust välja elada. Aga näiteks põllumaad olid niimoodi, et on need Lõuna-Eesti savised kuplid, et meie põllumaad olid kõik musti ja luhal, et see põllumaa asus palju kaugemal, sest seal Savimaa peal ei olnud midagi kasvatada, see kuivas suvel korralikult lõhki ja seal väga üksikud siis selliseid taimed suutsid nii-öelda vastu pidada, aga selle eest kannatas põletada telliseid, ehitada hooneid, hiljem hakati tegema ka savipotte, nii et ma millegipärast arvan, et ühesõnaga ma olen oma päritolu tõttu loojale natuke lähemal. Jah, Põhja-Eesti mehena, ega ma noogutan ainult selle peale. Nii on, lähemal. Aga samas Põhja-Eesti meest ma võin lohutada, et ta ei tunneks, eks ole, et ta ei tunneks ennast traumeerituna, et oma üliõpilastele, kui ma räägin põlluharimisest, et miks on nagu meil siis Virumaal need esimesed põllud, kõik need, et see õhuke mullakiht võimaldas, ütleme siis aegade taguse esiajaloolise tehnoloogiaga seda harida, aga siia lõunapoole tulles, et põletati olet ja tehti kõike, et seda nii-öelda mulda kätte saada, et see on jälle omaette pikk teema, järgmised 2 tundi palun, et kuidas need agraartehnoloogiad tegelikult on meid mõjutanud, et Põhja-Eestile me peame olema tänulikud muinaspõldude eest, sellepärast et need õhukesed siis see mullakiht, mis seal pae peal on, et see võimaldas hakata nii-öelda põldu harima, nii et kes on loomingulised ja kes on töökamad. Jah, täpselt, tahtsin ka ise seda öelda. Nii et, aga nende muinasjuttude juurest tuleme tagasi tänasesse päeva ja ma ei tea, mis sa sellega peale hakkad ja kuidas seda leiva peale paned, aga super huvitav ettekanne, ütleb saal ja tänab sind aplausiga. Aitäh!